autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Käes on 13. kuupäev ja kolmapäev, mis on teatavasti täiesti tavaline päev, aga mitte väga tavaline, sest et täna on eetris autotunni järgne kordne episood. Meil on uudiseid Saksamaalt, väga elektrilisi uudiseid Porsche tehasest, väga halbu uudiseid Daimleri tehasest, uudiseid ka selle kohta, miks Tallinnas väga palju inimesi sai korraga parkimistrahvi. Aga saates räägime pikemalt Volvo proovisõitudest, ühest isegi, mis oli nii uus, et seda pole Eestis pole keegi teine saanud sõita, kui meie tänane saatekülaline. Ja saate kolmandas osas räägime sellest, kuidas ise autot pesta selvepesulas. Me oleme nendes kõikides käinud ja neid võrrelnud vähemalt mõne nurga alt. Selline see saade tuleb. Hakkame saatega pihta. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kõrval saatejuht Tarmo Tähepõld ja meil on külas Paula Johanna Adams. Uudiseid. Alustame kodust lähemalt. Kalamajas sai 25 inimest plaksust korraga parkimistrahvi. Kas seal on suurem hulk huligaane laiali, kes pargisid korraga haljasalale või mis nad tegid? Kalamaja on nii hea teema, et kui seal midagi juhtub, siis see on ju kohe, seal on sotsiaalselt aktiivsed inimesed, kes kohe jagavad pildid internetti ja sellest saab kohe hakata asja arutama. Aga see on see sotsiaalne närv on ka, et kui kellega midagi juhtub, siis kõva lärmi tehakse kohe, et kui Lasnamäel saab 25 parkimistrahvi, siis keegi ei kõissagi. Mis juhtus? Valgevase tänaval, mis on nüüd ära renoveeritud ja seal on muudetud parkimiskorda. Mitte tasuliseks, aga esmaspäeva ja teisipäeva hommikuti peavad olema vastavalt siis üks ja teine tänava pool tühi, et saaks hooldustöid läbi viia. Aga kuna märke keegi ei loe ja väidetavalt korduvatest sellistest harimistest ja hoiatamistest hoolimata ikka keegi märke ei loe, siis Mupo otsustas, et aitab präänikust aeg piitsa anda. Et 25 inimest said 20 eurot trahvi, jah. No see on 500 eurot linnakassasse, väga tore, aga kas tänavad puhtaks ei saanud ju, sellepärast, et ei saanud, jah, see on tegelikult Mupoga suhtlesime, et see on pikem probleem ja mitte ainult Valgevase tänaval, vaid kogu Kalamajas. No ilmselt ka mujal linnas, aga kuna puudutas seda piirkonda hetkel, siis et hooldefirmad kurdavad, et juba põhimõtteliselt mõnel tänaval pole peaaegu kevadest saati saanud korralikult puhtaks teha, sellepärast, et inimesed ei järgi neid märke, et palun ärge nendel kellaaegadel oma autosid siia jätke, sest toimub puhastus. Iga puhastustöö pärast hakata tulla nagu puksiiri armaadaga kohale ja terve tänav puhtaks vedada pole ka ilmselt rentaabel, on tehtud Mupo sõnul linnavalitsuse poolt informeerimistööd. Ühesõnaga, et inimesed nende arust peaks olema teadlikud ja kuna see jama jätkub, siis otsustati trahve teha. Seal seda tahvlikest ei olnud, et tuleb auto veab sind ära või? Me küsisime ka seda, et kas äkki ei oleks hea, et nagu teada anda jätta mingid lipikuid ja siis öeldi, et seda on tehtud. Et see inimesi täpselt nii palju huvitabki, nagu seal Valgevases hommikul näha oli. Okei, ma mõtlen, et aga nad seda ei läinud, et tulevad ikka puksiiridega kohale ja veavad tänavad tühjaks, et nii hulluks. Ei seda mitte, jah. Aga sest tegemist oli tänava puhastusega. Ilmselt, muuseas täna eile õhtul jagati vähemalt minu Facebookis, kes ma olen väga aktiivne kasutaja, küll teadet, et tööstuses ja Niines toimub öösel remont. Seal natuke freesitakse, täidetakse auke. Ja siis oli lausa lisateade, et kes siiski neid märke jälgi, seal olid tee ääres need ajutusliiklusmärgid, et nende autod viiakse ära tasulisse parklasse. Et kui on remont ette nähtud, siis ilmselt ei halastata, et siis tuleb ära viia. No vaadates illutist videot USA-st, mis linnas see oligi, siis igatahes mul tundub, et on Valgevases inimesed pehmetel pääsenud, kus üks prügiveok sõitis vist 4 parkinud sõidukit sodiks või rohkem. Brooklynis see oli 9. Võib-olla nad ei olnud ka siis samal päeval ära viinud sealt äärest. Jah, et ta tahtis prügi ära viia. Ja prügiauto õht oli, jah, üsna agressiivne. Aga vanalinnas on ju, ma ei ole hiljuti ega tegelikult parkinud vanalinnas, aga kui ma nüüd ei eksi, siis on seal olnud tükk aega süsteem, et sa võid ju vahepeal parkida ühest teeservast, siis teisest teeservast. Vähemalt osadel tänavatel. See ei ole ju Eestis mingis uus asi. Aga Kalamaja elanikud on põikpäised. Põikpäised ja siis on tõesti, et sul muutub see märk ju taustaks. Et sa tead, et see on tasuta ala, sa tead, et seal enamus aja võib parkida ja kui see on sul niimoodi kukla ajusse sisse juurdunud, siis unustad ära vaadata, et teatud kellaaegade ei ole, nii et ega
noh, mina ei saanud trahvi, mul see on hea targutada. Ja, muidugi, siis on hea. Aga ega ma ka ei tea, mida siis veel teha, noh, et kas panna siis selleks päevaks, kui on koristuspäev, mingi kollase vestiga sotsiaalne töökoht sinna, kes ütleb, vabandust, ei pargi siia. No aga ilmselt autod on läbi parkinud seal, et no just, et ega ma ei tea, mis teha, noh, võib-olla näis. No ühesõnaga loeme moraali, et vaadake liiklusmärke, et siin ei saa süüdistada linnavalitsust, et tehakse lihtsalt niisama hulgitrahve, vaid et see asja pärast. Just, ja et ma ei tea, tegelikult tahaks ju, et tänavad ka puhtad oleks. Tahaks muidugi, sest muidu jälle see liiv on tuiskab õhus ja jälle saab süüdistada, et miks ei tehta puhtaks. Olgu, lähme kodust kaugemale. Daimler on siis saanud hakkama sellise asjaga. Õigemini Saksa valitsus on pannud püksid jalga ja otsustanud, et tuleb lüüa kord majja ja öelnud Daimlerile, et teie autod tossavad. Tegu on siis diiselmootorite probleemiga, kus neid heitmeid ei filtreerita piisavalt välja, ütleb Saksa valitsus, kui ma õigesti aru sain. Ja sellepärast nüüd peate ma autod tagasi kutsuma, mis puudutavad siis eelkõige C-klassi sõidukeid, Vitot, GLC ka ja neid on Saksa maal 238 000 sõidukit, aga Mercedes sõnul teistel turgudel arvestatud sõidukeid, Euroopas arvestatud sõidukeid kokku lugedes siis on neid 774 000 sõidukit. Nii et tulemas uus selline Daimler Dieselgate. Ja selle, kuna sa jätsid mainimata, et mitte nüüd lihtsalt ei avastatud, et filter väheke kehvasti töötab, vaid seal oli ikkagi väike tarkvara jupikene, mis andis kontrollivatele organitele mõista, et autod on hästi puhtad, kuigi... Olete te sõitnud hiljuti, Paula, või olete sõitnud diiselmootoriga Mercedesega viimasel ajal? Ei ole ette juhtunud. Aga linnas on neid palju näha. Tõsi küll, Eestis vist on neid rohkem 90-ndate sõidukad. Ei, väga palju on Eestis. Mille pärast mulle jäävad silma need? See on juba retro, sa näed neid kui vanaaegseid autosid. No 2014 vist oli see, kui Volkswagen möönis, et jah, kutsume meie ka enda autot tagasi ja siis läks 2014 aasta detsembris otsustas tagasi kutsuda vabatahtlikult, täpselt nagu praegu Daimleri juht ütles, et olgu, meie ei tea midagi, aga no kui te nõuate, kutsume tagasi ja Volkswagen puhul läks aega 2015 aasta septembrini ehk siis natuke üle 9 kuu, kuni Volkswagen ütles, jah, me tegime seda meelega, me ehitasime sellise süsteemi, et teid petta, kallid regulaatorid, järelevalvajad, firma aktsia muidugi kukkus natukene pärast seda ja tuli suur skandaal. Aga praegu salistasid Tarmo ka enne saadet just Eesti Mercedese maaletooele. Kuidas nad olukorda selgitasid? Ega mitte väga üllatavalt, selles mõttes ega öeldi, et... Tegime jah, vabandage. Ei maale... Eesti maaletoojal ja ilmselt sellist infot ei ole, et mida tehti, mida mitte. Aga lakooniline vastus, mida oli eeldada, et kohe, kui tuleb info, milliseid ja kui paljusid Eesti autosid see puudutab, antakse sellest avalikult teada, saadetakse omanikele teated ja tehakse siis see tarkvara korda, et ega siin midagi traagilist, selles mõttes, ega ükski auto ei ole praegult elu- või liiklusohtlik. Ilmselt küll, ainult keskkonnaohtlik. Keskkonnaohtlik. Aga naljaks on selle Daimler uudise puhul see või üldse, siin on ju Audil kuskil susiseb midagi. Audi pole veel saanud vist ei ole, aga hiljuti üks Twitterit armastav suurriigijuht ju pidas järjekordse, tegi kihvti avalduse, et teda on juba ammu häirinud see, miks Manhattanil sõidavad kõik Mercedestega, mitte kodumaise toodanguga. Aga kui sa oled Berliini või ühesõnaga Saksamaale, siis millegipärast Ameerika autodega ei sõida keegi ja see on tohutu ebaõiglus ja me keelustame Mercedesed üldse ära. Ja naljaks on see, et kus peagi midagi keelustame, et Daimler nagu, või need Saksa autotootjad praegult järjest tulistavad endale ise põlve, et see Twitteri juht võib ta ei peagi midagi tegema, sellepärast et jah. No eks saame näha, kui kaugele see Daimleri seekordne siis, kui kaugele Daimleri skandaal läheb, Volkswagen kokku vist 11 miljonit sõidukit kutsus tagasi või oli vähemalt sunnitud tagasi kutsuma, ma ei tea, kas nad kõik on käinud töökojas ja nende ei ole, vähemalt Ameerikas on pildid nendest tohututest, mingid vanad jalgpallistaadionid on võetud selleks, et neid Volkswagenid, inimestel oli variant, kas nad saavad vist mingi kompensatsiooni või nad annavad auto tagasi, ühesõnaga need tagasi antud autod, mida on vaja siis ümber ehitada ja milleks siis see on vaja vahendeid, siis peab keegi ju neid ehitama, et nad hetkel seisavad ja see on päris mastaapsed väljakud on neid täis.
no siit on tegelikult, ma oskan teha väikse ülemineku järgmisse uudisesse, see üleminek käib nii, kuulake nüüd, et kuna Volkswagen oma Dieselgate'iga pettis, sai kõvasti trahve, inimesed vallandati kõrgetel kohtadelt ja osa nende karistusest oli ka see, et nad olid sunnitud ehitama näiteks USA-s investeerima väga palju siis elektritransporti, elektritaristusse ja Volkswagen ehitab üle kogu USA-d katvad, Euroopas ka, aga USA-s tohutu suure elektriautode laadimisvõrgustiku, siis seal võrgustikus peaks hakkama laadima ka Porsche tulevane elektriauto. Ja uudis on see, et see auto on saanud nime. Mis see nimi on? No kas sul on meeles? Kontrollime. Kuidas ta hääldab? Võt see on järgmis, jah, kirjutatakse siis Taycan. Jah, äkki Taycan Jääme natuke lolliks siin praegu sellepärast, et me ei tea nüüd, kas me eksime või ei eksi, aga Eesti hääldusega kohaselt tundub see tõesti Taycan Y-ga ja C-ga keskelt ja see peaks tähendama siis mingit hobust vist. Noort hästi, kes on võimekat või sellist krapsakat. Täkku, jah, näiteks. Jah, vist oli niimoodi. No, et see on ühest pressiteates oli kirjas nagu Euraasia dialektist, ma ei tea, kas selline keelerühm nagu Euraasia keel on olemas, aga igatahes niimoodi nad seda ise kasutasid, tuleneb see, ilus nimi, et mulle meeldib alati, kui autod on nimed, mitte need numbrid ja tähed, mis on selline. Ma nüüd ei ole nüüd nii kirglik Porsche jälgi, aga kas sa nüüd oled, seal on ju väga selge leer, kõik need linnamaasturid on saanud olla nime. Nii-öelda uued Porsched on saanud nime ja vana kool on jäänud numbrite peale. Aga ma olen vanakooli meeste seas, nii palju kui ma olen rääkinud, siis on ka selle uus auto, mis on seni olnud Mission E nimega, mis ilmselgelt oli kontseptnimi ja mis ei jäänudki kestma. On ka siuksed nagu lõhe, et osad ütlevad, et see pole midagi ja osad ütlevad, et see on tõeline tulemine, et ikka Porsche uus tulek. Aga järgmisel aastal peaks siis näha olema, mis sellest Taycanist saab. No, ma arvan, et sellest saab. Mis te ootate? Tavaline nagu, on teil mingisugune emotsioone tekitab või ei tekita? Väga mitte. Kuskil kaugel mingisugune võõras asi? Jah. Et see on, kui ma mõtlen, minnes näiteks tehnoloogia maailma, et samamoodi nagu jube kihvt on kõik see VR-lahendused. Äge, saadki, paned kõik need asjad külge, mis juba keha, et sa liigudki virtuaalruumis, et ma ei näe lähiaastatel, et ma seda tahaks või seda ka osta saaks, aga jube kihvt, et nad teevad seda. Ma õudselt tahaks, et oleks need lahendused olemas, kus sa liigud, ma ei tea, läheks Marsile jalutama. Väga hea, et nad teevad, minu arust kui Porsche seda teeb, on ka äge ja ega me sellest ei pääse, aga otseselt jah, ma ei tunne, et see hetkel mu elu halvemaks või paremaks teeb. Eks ta vist nii on, aga meie nüüd lähme uudistelt väiksele pausile. Autotund. No nii, räägime nüüd autotunnis sõidukitest, millega me oleme sõitnud viimasel ajal. Paula, sina sõitsid uue Volvoga. Jah. Räägi siis kuulajatele, mis Volvo see oli? Tegu oli uue Volvo V60-ga. Ja kus sa sellega sõitsid? Sõitsin sellega Hispaania rannikul. Miks siis seal? Seal oli pressiüritus, kus nad siis tutvustasid seda uut Volvot ja lasid sellega mööda mägiteid sõita ja seda siis katsetada. Kas Volvo üritab oma põhjamaise auto sellisest muljest lahti saada, et lõunamaa päikese alla viivad juba? Ja see on siuke natukene eksitav ja, et ma arvan, et nad tegid väga kavala lükke, et kuna ta muidu on ikkagi selline, ma ei ütleks, et igav, aga kindlasti mitte ka kõige huvitavam auto, siis nendel Hispaania mägiteedel, kus on vaheldumisi lihtsalt 90-kraadised kurvid on, ma arvan, iga autoga päris huvitav sõita. Mis auto see V60 on? Ta on universaalkerega auto. Selline tavaline, mitte hinna mõttes keskklass, aga mõõtude mõttes klass. Ilmselt 3. seeriast natuke suurem ja mitte veel päris 5. seeria BMW. Kuskile sinna ta jääb nagu. Ja kes sellega sõidab? See on tavaline selline universaalkerega Rootsi pere auto või? Rootsi pere auto? Jah. Või mis mulje sul jäi? Jah, sellega on see, et ega ma ei kujuta kedagi teist sellega väga ette sõitmas ka, et pigem ta ongi siuke natukene vanem inimene, siuke keskealine, et kuna need hinnad on ka sellised, et nooremad inimesed ma kardan, et ei jaksa või ei näe põhjust seda osta. Et siis ta tundub siuke pigem keskealise inimese auto.
kuidas nad ise seda seal, kindlasti oli ka mingi pressiesitlus ja slaidid ja presentatsioon oli, et mis inimestel pildil või kas nad ise ütlesid, et see on eduka tänapäevase IT-inimese elustiili auto või? Ei, nad seda isegi minu arust ei rõhutanud, et kellele see päriselt suunatud peaks olema, et küll nad rõhutasid hästi palju seda uut disaini, mis on Volvo puhul minu arust väga hästi välja kukkunud nende uute mudelite puhul, et see on läinud hästi huvitavaks ja siukseks modernseks. Pean tunnistama, mina sõitsin hiljuti, ma surun oma proovisõidu ka siia korraks vahel, oli V90 CC, ehk siis on see suurem kui V60 ja siis see maastikusuutlik versioon, mis ei ole veel linnamaastur, aga teate, vanasti oli see V70 XC nime all, siis nüüd on tal natuke kõrgema mudeli nime saanud ja selle puhul ma vaatasin mingi nurga alt, ta oli musta värvi ja eest ja ma isegi julgeks kasutada, et see nägi päris badass välja. Et see on Volvo puhul ootamatu, et on olnud selline sõbralik ja turvaline lähenemine. Ja praeguses mudeliseerias minu arust neil ongi ainult üks imelik auto, kus mul on tunne, et lasti natuke võib-olla seal Aasia disaineritel lustid on see S90, mis on luksussedaan ja selle tagaosa on selline nagu okei, kuidas, kes või kus ütles, et see on ilus või äge, aga muidu on Volvo disain on läinud väga, väga ilusaks. Ja pluss seal oli erinevad mudelid väljas ka igal pool ja neil on 2 erinevat, ma loodan, et me ei eksi praegu, seda disainipaketti ka, et üks on siis kroomliistudega ja teine on nende tavaliste mustade plastikliistudega. See kroomliistudega ja splitteritega versioon näeb päris päädes välja tõesti. Ja mitu mootorit seal, see on mitme erineva autoga seal sõita sai? 2, et diisliga ja bensiinimootoriga, et siis T4 ja T8, 6. Oot, kas 6 või 8, et T8 vist on neil päris ja T6. See hübriid, mida sa vist tahtsid öelda, see tuleb selle aasta jooksul välja, nagu ma aru sain. Sellest V40-st, jah? V60-st on. Et see oli küll lennujaamas oli see väljas, mingi plugged in, aga sellega veel sõita ei saanud. Ma üritan Volvost endale pilti ette saada, et meil on nüüd selle uue ägeda disainiga Volvod on nüüd siis nii-öelda tavalised sõiduautod on olemas nii suured, S90, V90, üks on sedaan, universaal, keskemalt poolt on siis olemas nüüd V60, mida siin sõitsid ja olemas S60 on ka juba tänavatel ja väiksemaid on meil ka või? Ei, S60 minu teada ei ole uut, aga väiksematest on see linnamaastur XC40. No ja siis on linnamaasturid jah, XC40 ja XC... Just. 70, XC70 on kadunud, eks? Jah. Selle asemel on nüüd... Me ütleme hästi palju numbreid, aga väga keeruline, mul juba läheb pea sisse. Volvo peaks ka nimed panema autodele. Absoluutselt. Ma tahtsin just selle Porsche juures selleni nii-öelda järgmise teemani jõudagi ongi. Keerun küll. XC, 90, 40, 60, 80. Vanasti veel C30 oli, kus seal taga oli nagu mitte uks, vaid kosmonaudi luuk. Kupe, jah. See oleks päris lahe, kui nendel vanadel sükestel külmkapi Volvodel oleks mingid sükesed robustsemad nimed ja nendel uutel siis mingid sükesed veidi äkilisemad. Inimestele nimi paremini meelde, ega me 11 ka ei adresseeri isikukoodiga, et tere 3385, kuidas läheb, on ju. Nimi on ikkagi, mis tekitab emotsionaalse seose. Aga V60, mis sa siis ütled, sõitsid Hispaania mägiteedel, suur auto, kallis, vabandust, V60 oli see, mis ma ütlesin, juba läks sassi. Ei, ta on mugav, ta on... Ma ei oska te kohta otseselt ühtegi halba sõna öelda, et ainus asi, mis kahe selle mootori erinevuse vahel välja tuli, oli see, et kui ma peaks valima, siis ma ostaks vist diisli. Ahaa, no nii see mis on üleüldse okei, selles mõttes, et kuna ta on juba universaal, siis oleks väga üllatav, kui ma üldse ütleks kunagi, et ma ostaks selle auto, aga... Ja veel diisli, nii. Ja, et selle diisliga oli huvitav see, et alguses sõitsime bensiinimootoriga, mis läks edasi küll, aga ta oli kuidagi siuke pingutatud või nagu siuke natukene tundus kummi venitamine.
et diisel kuidagi oli sihuke mõnusam ja mahedam ja nagu parem sõita. Kas väljast kuulda oli? Jään vastuse võlgu. Ma selle V90-ga, mis oli ka diisel, oli küll, kuna seal oli peal start-stop süsteem, mis mõndadel autol töötab väga hästi, mõndadel väga halvasti, siis V90 oli ta kuidagi kuskil seal vahel, aga ilmselt see on harjumus asi, ma lihtsalt saan mingil hetkel aru, millal ta mul seisma jätab, kui ma pean käigu parkingu peal, ühesõnaga. Läksin, nägin, et on hea kaader, tahtsin autost piltida ja läksin välja, siis reisikaaslane küsis, et kas sa pead, et kas auto peab käima tingimata, sest ta ikkagi natukene nagu tegi seda diisli häält väljast tulla, sees ei olnud midagi, sees ei muretse, lihtsalt see väljas natukene oli kuulda. Aga oli hea sõita küll, minul oli see ka D4, mis on seal, neid diisleid on D3, D4, D5, vähemalt seal V90 sarjas. Vastavalt võimsuse vahe. Mõtlesin, et silindrite arvu näitavad 3 silindriga, ei ole. Volvol on kõik 2-liitrised mootorid, nii diislid kui bensiinimootorid ja erineb lihtsalt võimsuse poolest. Ja siis sellel suurel X90 maasturil T8, tugev T, on ikkagi 2-liitrine bensiinimootor, mida toetab siis hübriid. Ja see on elekter tuleb appi, et saada sealt mingi 1 000 000 hobujõudu kätte. Kas hobujõudu või siis säästu või? Noh. Linnas sõidab elektri juur ka? Ma ei tea peast. Põhiliselt ikkagi performance'i pärast. Kas V60 on, ma saan aru, sa ei teinud mingit mahutavustesti ja nii edasi, aga kas sul jäi mulje, et ta on ikkagi nagu, enamus autodele sa saad aru, et ta on seest suur või ta on seest väike ikkagi? Ma saan aru, V60 ei ole nende suurim on ju see universaal, aga kas ta jättis nagu mahuka mulje? Jaa, et proovisin tagaistmel istuda, oli väga mugav ja universaali võlu, et ruumi on et kindlasti piisavalt. Kas tehnoloogias oli midagi sellist, mida, ma ei tea, varem pole väga kohanud või töötas nüüd eriti hästi mingid ise juhtimine on muidugi kõigil praegu täpselt samal tasemel, et hoiab rida, hoiab kaugust. Seal on raske midagi välja tuua, et kui pigem mis oli huvitav, mis oli küll tehnoloogia või kui selline, aga neil on uued ananassikiust istmed. Mis on siis veganitele väga meeltmööda ilmselt. Ananass on niisugune natukene kare või karvane või selline krobeline, kas see on ebamugav istuda? Ei, päris nii ei ütleks, et ta on niisugune, ega tavaline kangast iste või kuidas selle kohta öelda, ei ole ka ju otseselt alati Alcantara või ta on ka ikka niisugune natuke kiuline, et see ananassi kiud oli niisugune päris viisakas. Ma saan aru, et see on ilmselgelt selline turundusosakonnas läbi tulnud hea idee, et teeme veganistmed, aga kas siis ülejäänud auto on ka vegan? Sest kui sa oled, kui sa oled vegan ja tahad neile, sellele sihtgrupile appelleerida, siis peaks olema nagu kõik ülejäänu ka vegan, et sa ei saa panna poolele taldrikule nagu hästi hea vegan valiku ja siis teisel pool on lihakääntsakas. Jah, mul on üks sõber, kes on vegan ja me oleme temaga, ta on ka autohuviline ja me oleme temaga väga palju arutanud seda ja me oleme jõudnud sinna, et terve auto ei saaks vist olla vegan. Aga veganid on väga tänulikud isegi nendele väikestele pisiasjadele, millele autotootjad siis on tähelepanu pööranud. Ma vaatasin sinu pilte sealt esitluselt ja ma näen, kas ananassi just iste on see, mis on selline nagu ruuduline. Nagu šoti seelik natuke, aga väga skandinaavilik. Mulle jätab see auto, ilma et ma ei tuleks ise seda näinud, aga jätab siukse hästi nagu skandinaavialiku nii heas kui halvas mõttes. Et halb mõte pole see, et ta on siuke väga stabiilne ja ootuspärane ja vist väga siuke igav. See on siuke turvaline. Sa saad mulle, kas seal mõni keskkonsooli pilt on ka jälle? Et muuseas neid pilte võite minna ise vaatama Autogeeniuse lehele. Ja ma nüüd kasutan häbematult jälle võimalust, et öelda veel üks info, reklaam. Et meil on nüüd ka Instagrami konto, kus me jagame ilusaid pilte, selliseid, mida me tänaval oleme näinud, millega me sõitmas oleme käinud, et otsige Instagramist üles Autogeenius ja hakake jälgima. Lubame, et sisu on kvaliteetne ja samas hea. Aga selle sisu osas, et ma just ei saa praegu seda keskkonsooli pilti, et ta on vist nagu kõik teised automargid läinud selle peale, et see V90, millega ma sõitsin, et olen sõitnud ka XC90-ga, sa istud sinna sisse ja kui sind näiteks viiakse, seotakse silmad kinni ja pannakse autosse,
ega sa aru ei saa, kummas autos sa oled. Ta on täpselt, see keskkonsool on kõik täpselt sama, akna suurus vist on teine. Ei ole täpselt sama. Neil oli eraldi võib-olla V60 võib-olla ei ole enam, jah? Ei, neil oli eraldi esitlus, kus nad seletasid ära, neil on siuke joon, mis langeb seal keskel, see siuke kroomi sarnane trimm ja see on kõikidel autodel erinev, et need nurgad ja see langemise nurk on kõigil pisut erinev. Et see ongi see, et kui sa autosse istud, siis sa ei pane seda tähele, aga kui sa neid pildi peal nagu võrdled, siis sa saad aru, et seal on õrnad muutused, et see V60 peaks siis olema selline natukene sportlikum see joon kuidagi. See auto ostmis on tehtud tõeline sündmus, sa oled Volvo salongi ja siis sa vaatad, kuidas need jooned langevad, kas nad on sulle meelepärane või sa tahad, et oleks sportlikumalt langev joon, sa oled teise autosse. Aga mis selle V90 puhul oli mul, mis silma jäi, mis XC90 ei olnud, oli see on, et Volvol on kogu see juhi abi tarkus, mis sind aitab kõike teha seal maanteel, hoiab kiirust asja. Siuke suur kast, IntelliSafe on selle nimi, asub selle tahavaate peegli taga. Ja võt seal V90 ma tundsin küll, et selle oleks võinud kuskil mujal panna, sest see esiaken niigi on päris väike, kui võrrelda mingite mahtu universaalide või suurte maasturitega. Et väike esiaken ja mulle meeldib kõrgel istuda. Ma lasen oma istme alati hästi üles ja siis on mul vaate väljas on üks tohutu must kast. V60 seda ei ole. Selge. Hea töö, Volvo. Leidsite, saite ise ka aru, et Paite istme alla kuhugi. Ei, ma ei tea, ta peab olema nähtaval kohal. Ta on ilmselt seal küll, aga ta ei jää nii palju ette. Et see on nagu mobiiltelefon, et sa saad seda lõpuks tehnoloogia võimaldab sul selle väiksemaks teha. Aga mis see on siis? See on mingi radar ja mis jälgib? Ma arvan jah, et seal on kogu see, et mis osad autod panevad endale sinna armatuu või selle iluvõre sisse. Aga seal tõenäoliselt saab ta palju kiiremini mustaks ja võib hakata vigu andma. Okei, aga Volvo on rääkinud hästi palju sellest, kuidas nemad on juba esimesed, kes teevad isejuhtivat autot ja üldse kõik on väga vinge neil. Aga selle V60 roolis üks nende kõige värske mudelises, et seal ei olnud midagi sellist, mida mujal sa pole näinud. Ega vist jah, selles mõttes, et kõiki asju muidugi seal mägitõdel katsetada ei saanud ka õnneks, et neil on see suure looma tuvastussüsteem ja mille demonstreerimiseks oli siis hotelli kõrvale pandud välja suur põder. Et siis seal oli infotahvel juures, kuidas see nende süsteem töötab või hea see on. Ma mõtlesin, sellele sai otsa sõita või? Ei, see oli lihtsalt see oli illustreerivaks näiteks. Hispaanias sõites on hea, seal on neil mäenõlvade peal on need suurte härgade kujutised. Et vist kas tähistavad lihtsalt nagu mingid veinitehaseid või ühesõnaga, et sa tunned, et sa sõidad Hispaanias. Kuidas Volvo reageerib sellele, kui ta näeb härga, eemal mäeserval hiigel suurt härga? Vaatan, ei olnud ka näiteks ühte sinu fotot vaatan, kus sa oled selle autoroolis. Sellist peenemat lisavarustust, mis sul esiklaasile siis kuvaks sõiduandmed on või silmete, on jah? Aga ma üldiselt ei kasuta neid sellepärast, et ma peaksin selleks istuma enamasti väga kõrgel ja väga ees ja see tundub mulle meeletult hirmus. Ahaa, ma just mõtlen, kuna ma sõitsin ühe pigem keskklassi Mazdaga eelmisel nädalal ja siis seal on see, kõik muu on väga, väga rahulikule selles autos, aga see, mis siis eesti keeles see nimi? Heads-up display, jah. No see hävitusennuki piloodi esiklaasile kuvatav infotabloo. Infotabloo, jah, see oli väga siuke mõnus seal, et sa sai krutida kõiki asendeid igast poole, keerata seda ja muuta infot, et see oli äge. Aga see on nüüd siis ka, see on tavaline asi, et see ei ole ka midagi erilist. Ja helisüsteemi kiidan ka siia vahele kiirelt. See oli see Power Wilkinsi oma. Jah, neil on ka Harman Kardoni versioon, millel on siis üks kõlar vähem. Saan aru jah, et Harman Kardoni versioon on nüüd see, et kui sul nii palju raha ei ole, siis sa saad oma, mis mõnes teisel automargil on see tipptase, premium tase, siis Volvo on otsustanud, et Harmani poisid on natukene kehvem. Sa ütlesid, et see auto on kallis ka, palju ta maksab siis? Vastuse võlgu. Teist hindu ei ole vist väljas veel. Tõenäoliselt selline auto, kus on ka Power and Wilkins ja asjad, siis on 60 000 ikka. Ega ta, nagu me üks päev siin katset tegime, et võtsime ühe auto alghinna ja hakkasime panema sinna juurde neid asju, ilma milleta me nagu autot ei taha ja ma arvan, et seal Volvoga on samamoodi. Kui sa ikka ventileeritud istmeid tahad ja
ja panoraamkatust ja nii edasi. Et läheb kalliks. Ja ananassikiust istmeid. Mis need muud variandid siis on, kui ei taha ananassikiust, tavaline tekstiil? Tavaline tekstiil ja nahka. Väga hea. Kas meil on Volvo jutule tõmbama joone alla või sa tahad natuke... Ei, mul oli siin üks uudisnupp, mille ma sättisin pigem siis Volvo jutu lõppu, mitte uudisteblokki, et juuli keskel toimub Inglismaal üks hästi äge üritus, Goodwoodi kiirusfestival, mu nii-öelda bucket listis juba aastaid, see on selline koht, kus tullakse kohale, kõik esitlevad oma superautosid, sõidetakse nendega päriselt mäkketõusuvõistlus tehakse kohalik sellise ühe lordi maadel, see toimub selline tõeliselt britilik värk ja sügisel toimub samas kohas klassikaliste autode mõõduvõtt, mis on veel eriti kihvt, sest seal sõidetakse selliste oksjonil müüdavate mitmemiljoniliste, millest ma eelmine kord rääkisin, Ferraridega võidu. See on ka. Aga suvisel Goodwoodi kiirusfestivali mäkketõusuvõistlusel peaks tegema oma debüüdi Polestar 1, mis on siis Volvo alambränd, kus nad hakkavad tootma seda täiselekterilist kupeed. See on see auto, mille ninal ei ole enam Volvo kirja või? Just, mis näeb välja tegelikult sa ilmselgelt näed, et see on Volvo, aga ta on bränditud eraldi. Nende performance elektriautode osakond. Et siis on näha, mis numbreid sealt tuleb mäkketõusuvõistlusel. Polestar 1, kas see on siis täiselektriline? Jah. Aga kihvt. Millal see toimub? See on 11 kuni 14 juuli vist oli. Saame siis näha Volvo sammu täiselektrilist sõidukute maailmas on ju. Ja. Selge. See on Volvo jutt. Teeme nüüd siia väikse pausi. Autotund. Läheme oma saatega edasi meie viimase osa juurde, kus me oleme teinud midagi huvitavat ja võib-olla ka meie kuulajatele kasulikku, jagame selle kohta muljeid ja räägime auto pesemisest. Aga mitte siis päris sellest, et kuidas auto puhtaks saada, me lähenesime selle probleemile veidi teise nurga alt. Ja selle nurga alt, et viimastel aastatel on Eestis väga palju levinud selline uus pesuviis, et sa mitte ei pese oma kodus ise oma autot või ei lähe pesulasse, ei lase teisel inimesel või masinal pesta, vaid lähed sellisesse pesulasse, kus sul on justkui nagu natuke rohkem profivahendid, aga sa pesed seda ise, kes Selve pesulad. Ja neil on Eestis palju. Te olete Selve pesulatega tuttavad või? Jah. Vägagi. Minu põhiline koht, kus ma nüüd käin autot pesemas. Sest mul kodus ei ole viitsinud veel vedada sinna maja nurga peale seda kraani, et saaks sinna vooliku ühendada ise pesta ja üldiselt mul piisavalt, ma ei tea, mugav ka, et mulle meeldib Selve pesula variant. No sa juba praegu vastasid ära, et millisesse pesulasse minna, et sul kodule kõige lähemale, jah? Ei, no ühesõnaga, see on see valik. Me kohe räägime, millisesse minna. Jah, aga Paula, enne kui me räägime, siis millisest sina käid, mille järgi sa valid? No ma ütlen kõigepealt ära, et minu jaoks on Selve pesulad nad ei asenda kodus auto pesemist. Et minu jaoks nad on siuke hea kiire viis, kuidas autot loputada, aga ma endiselt arvan, et nad ei tee autot lõpuni puhtaks. Ai, seda kindlasti. Mul tundub ka, jah. Et see on jah siuke, et kui sa tahad kiiresti korraks läbi käia ja tolma maha loputada. Et ja minu puhul sõltub see valik üsna palju sellest, et millised Selve pesulad on madala autoga ligipääsetavad. Sest et on juhtunud ka seda, kus ma olen läinud pesulasse ja peaaegu põhja peale kinni, et sinna, et jah. Et sulle tegelikult sina seda me ei testinud. Jah, sa joonistaks omaette kaardi, et kus on Eesti Selve pesulad, kuhu saab ligi sinu autoga. Jah. Väga hea parameeter tõesti ja mida me siis Tarmoga tegime, me lähtusime sellest hoopis, et saime aru, et meid mõlemaid ajab närvi see, et tihti on pesulate puhul ainuke viis teenusest maksta müntidega. Ja see eellugu oli sellele, mis ütleme viimase piisakarikasse tilgutas, oli see, kui ma käisin järjekordsel tööreisil, komandeeringus Lõuna-Eestis, ühe ilusa punase autoga. Punane auto peab särama, on ju? Punane auto sul, jah, miks sa sõid punase autoga, kui ta on kaetud halli kihiga? Ja see tavaline tolm ei segandki, aga kuna ühes kohas Mulgimaal oli teeremont ja just oli äikese vihm, siis see 1 kilomeeter seda teeremonditud kruusa. No see kittis ennast nii mõnusasti selle auto peale kinni, et kui ma olin jõudnud Otepääle ja avastasin, et siit imelisi pilte teha, siis ma mõtlesin, et ma ei saa seda niimoodi teha, et see lihtsalt panin Google'isse sisse
Selve pesula, leidsin Otepääl 2 tükki, üks veel täiesti tuli uus, kui sa hakkad Otepäält Tartusse sõitma kohe seal, kus see mägi läheb alla, Alexela on ehitanud sinna väga suure kompleksi, tankla, sa saad seal süüa, sa saad seal igasugused erinevaid gaase ja oli ka Selve pesula. Ajan auto juba pesulas, lähen tanklasse, palun mulle nüüd siin tahaks, sularaha loomulikult ei ole kaasas. Sinna me veel jõuame, et mis mees sa oled, kui sul sularaha kaasas ei ole, aga sinna veel jõuame. Ei, et siin jah, et meil tuleb müntide kohta, ma ütlesin selge, et me saame sulle münte vahetada. Ma ütlesin, ei, aga mul paberraha ka ei ole. Et ma maksaks kaardiga, et tahaksid, kuna auto oli tõesti must, mõtlesin, et ma võtan 15 euro eest. Et kui ära ei kulu, siis jäävad ju taskusse. Ei öelda, et niimoodi ka kahjuks ei saa, et sa pead ikkagi minema linnast võtma pangaautomaadist raha ja siis me vahetame sulle münte. Ütlesin selge, ma seda küll, aga et siin samas mäe all on üks teine, et äkki mine vaata seal vist saab kaardiga. Saadeti konkurendi juurde? Ja ei, hästi sõbralik ja tore naisterahvas ja võib-olla on neil see arenduses, et võib-olla täna juba saab sealt niimoodi. Sõitsin rahulimeelis mäest alla ja avastasin, et täpselt sama teema. Hakka münte sisse laduma. Või siis on väga vastutulelikult pandud siin automaat, kuhu sa saad sisestada paberraha, mis moondub müntideks müstiliselt. Aga see polnud isegi ühtegi inimest, kes oleks väga lahke olnud. Ja ei jäänudki muud üle, ma sõitsin Otepää kesklinna tagasi, võtsin pangaautomaadist raha ja siis sõitsin sinna Alexelasse. Pesin väga mõnusas, väga korralikus uues tanklas, aga siiski. Mis sajandis me elame? No täpselt, see sinu viimane piisk langes karikasse, kus on tegelikult väga palju piisku ees, sellepärast, et see on väga levinud, et need Selve pesulate puhul sa satud sellisesse kohta, kus sa ei saagi normaalselt maksta. Ja see normaalne maksmine, teeme selgeks selle, et Eesti ei ole Saksamaa. Saksamaal, kes on käinud natuke veidrad inimesed, seal on väga paljud kohvikud võtavad sularaha eri põhjustel, teenustasude puha, aga Eestis on see ikkagi, ma ütleks juba 10 aastat, 15 aastat on norm, et sa lähed ja pangakaardiga saad maksta. Ja mõnikord harva on see tänavakohvikud võtavad ka pangakaarte vastu oma nutiterminalidega, pagan võtaks, igal pool saab. Paula, kas sul on autos mündisahtel münte täis? Või käekotis selline 10-15 euro jagu münte kogu aeg? 10-15 euro jagu kindlasti mitte, aga tavaliselt need 4-5 eurot pesula münte ikka leiab kuskilt. See on üks teema, millel ma ei tea, kas me jõuame kohe või mitte, et kuidas üldse Selve pesulas pesta, sest võib-olla ma lähen siis alati nii musta autoga, mul ei tule kunagi alla 10 euro. Ma just mõtlesin, et ma ei tea kunagi, et mul oleks üle 5 euro läinud. Ma mõtlesin, et mis moodi sa seda autot pesed. Eelleotus, käid ümber auto. Kohe räägime sellest, aga räägime, lõpuks jõuame punktini, Ivani, mis võrdluse me tegime. Me guugeldasime välja Selve pesulaid ja suutsime leida tervelt, arvake ära, 8 erinevat pesula ketti. Räägime siis Tallinna keskselt, eks ju? See oli Tallinnast. Me otsisime Tallinnast, aga need väga mitmed neist on tegelikult üle Eestilist. Ja me vaatasime siis, et kui palju seal on neid pesulaid, et kas see on selline, mis on 1 või 2 pesulat või ikkagi üle Eesti. See oli üks asi, mis me vaatasime. Ja andsime nagu punkte igale ketile. Ja miks ma selgitan see esimest punkt, miks me seda tegime, sest üks asi, millega kõik need tahtsid sulle pakkuda, et sa saaksid maksta nende enda kliendikaart, millel siis sa laed kuskilt raha peale, siis saad maksta nende kliendikaardiga, mitte pangakaardiga. Ehk siis idee poolest mul võiks olla 8 erineva pesula keti plastikkaarti raha. Ja sellest tuligi meil see esimese punkti olulisus, kui sa müüd mulle oma kliendikaarti, siis olgu need palju. Just, siis ma tahaks sellega igal pool käia, aga kui sul on 2 tanklat, siis ma ei, või seda pesulat. Siis see põhiline küsimus, kas ma saan seal maksta aga millegi muu peale sularaha ja selle nende oma kliendikaardi. Eelistatud pangakaart, aga ma surusin sinna meie parameetrisse ka mobiiltelefoni, et sa lähed sinna pesula masina juurde, valid ühe numbri, näiteks 5 eurot ja see 5 eurot tuleb siis mobiili kuuarvele. Selle eest saab peab punkti. Kolmas asi, kas saab leotada ka? Mitte ei hakka kohe selle vahuga uhama, vaid väikse võtab selle tolmu lahti. Selle eest ka 1 punkt, meil on juba võimalik saada 3 punkti. 4. asi, mõnikord nagu harja vaja, eriti on see talvistes oludes kasulik, kui sul on midagi selle kinni rohkemat, aga tegelikult suvel ka. Kuigi see harja küsimus, ma tean, Paula, sul on juba midagi öelda, ma näen, jõuame. Ja 5. asi, tegelikult hästi inimlik, hästi oluline ja väga subjektiivne parameeter, kui selge see jutt seal on, seal tanklas, et pesulas, kuidas see pesemine ja maksmine käib.
ja tuleb välja, et see on väga oluline kaalukeel, see instruktsioonide selgus. Nii, ma loen lühidalt ette need, keda me hindasime. Nutipesu, jah, siukse nimega kett. Isepesula 24, linnapesulad, Jazz, Aquapesula, siis Mündipesula, siis NB autopesula ja siis veel Smartwash. Nimed on juba siuksed, et raske meelde jätta ja eristada neid, aga neid on palju. Hindasime need 5 parameetrit, räägime korra veel läbi, siis ma rääkisin, miks pesult arvan tähtis, miks saab pangakaardiga maksmise asi ja me leidsime umbes, oli ikka suurem osa neist kettidest sellised, kus ei saanud maksta pangakaardi mobiiltelefoniga. Mõnes oli münt, mõnes oli sularaha automaat, mis vahetas paberraha müntideks ja oli ka siis oma kliendikaardi masin. Aga mõnedes vähestes olid siis pangakaardi või mobiiltelefoni makse võimalus. Eelleotus oli ka, et ei olnud kõikides seda olemas ja selle eest ei saanud punkti. Mõned siis see harja küsimus. Kas sa pead oluliseks harja oleks selles tanklas või pesulas? Ei. Sa ei puudutaks oma autot selle harjaga? Ma saan aru, et see on praegu selline, et see on auto lõhkumine. Või miks? Aga kui ma kodus, selles mõttes sealt harja seest, kui mina Alexelas kasutasin, harja seest oli vahtu, mul oli eelleotus tehtud. Millega sa kodus nagu selle maha pesed? Mis see hari teeb? Kui seal on see kruusakiht, mis ei tule eales mul selle survepesuriga maha, millega pesta? Mitte harjaga. Aga millega? Svammiga? Ta tuleb lõpuks ikka, kui sa ju leotad ja lõputad, siis ma ei usu, et ükski kruus seal niimoodi kinni on, et sa pead harjaga sinna külge minema. Ma ise ei kujuta ette, et ma kunagi oma auto kallale harjaga läheks. Mul tuleb meelde, kuidas talvel ma käisin sõbrannal külas ja siis tal oli parklas üks vanem mees, kes oli just lund sadanud ja siis auto peal oli siuke korralik lumekiht ja siis ta tõmbas lumelabidaga tõmbas lund maha selle auto pealt ja siis iga kord, kui keegi harjaga auto pesemisest räägib, siis mul tuleb siuke samasugune süda hakkab verd vilkuma. See tunne nagu küntega mööda tahvlit tõmbad see tunne on ju. Ja me oleme nii palju ise neid lugusid tegelikult avaldanud, et kuidas on õige ja kuidas on vale autopesu, aga ma saan aru, et kui sa ikkagi oled seal leotanud ja kui sa ei nühi seda kuivalt seda liiva edasi-tagasi, et siis ju mina ei usu, et on selles mõttes, kui ma pesen ainult survekaga, siis lõpuks jääb ikka see mingi hall nagu. See lindude autogrammid, kui mõni on väga kuivanud kinni, siis ei võta lahti seda. Võtab. Teeme võistluse. Ja üleüldse sellel ei tohiks lasta kuivada kinni, sest see lõhub sul lokki. Aga võib-olla see sõna hari pole õige, sest ta on nagu mõnes tanklas mul meenutus kui švammi taolist asja. Et ta ei ole siuke teravate otstega plastik, siuksed pulgad, millega sa kraavid autot, vaid pigem pehme, vahune. Ja, aga samamoodi neid kruusaosakesi sa ju hõõrud sellega täpselt samamoodi oma värvi peal laiali. Jätab ilusa mustri. Olgu, toome mõned nopped välja eredamatest hetkedest meie võrdluses. Mina käisin näiteks, ma toon esimesena kohe välja, Isepesula 24 asub Laagna tee alguses, enne kui kanal algab siis selle võsa vahel. Selline päris suur koht, lausa 5 erinevat seda pesulatrit, täitsa tühi oli, kui ma käisin seal. Ja see sai siis võrdluses 0 punkti 5 võrdlusest. Esiteks, seda Isepesula 24, seda ei ole kuskil rohkem olemas, vist üks on veel mingil tänaval ja see on ka kõik, ehk siis ketti ei ole. Väga segased instruktsioonid, kõikidelt seintelt on maha kulunud need, mida sa tegema pead. Nimetus on väga segane, sest seal on 3 erineva firma nimed on sellel peal ja öeldud, et see on juba Saksamaalt aastast 27. See nägigi välja, et oligi otse toodud aastast 27. Jah, aga ma ei usu, et Saksamaal on Isepesula 24 tegutsenud juba siis 91 aastat. Siis maksta saab ainult sularahaga. Pesu võimalus eelleotust ei olnud ja väga segased olid, et kui sa tahad stop-nupp vajutada, et näiteks korraks lasta millegil maha voolata, siis su järelejäänud aeg annulleeritakse, pead uuesti hakkama münti sidestama, aga inimvaenulik süsteem ja kokkuvõttes koht, mida vältida. See oli üks minu leid. Millised sina käisid? Paljudes. Mis kõige rohkem meelde jäi? Jazz? Ma ei mäleta. No, selles mõttes olid nad, kommenteeriti ka, et mis asja te testite mingid kaardimakseid ja asju, et ikka, kuidas ikka pestakse ja mis kvaliteediga see pesuvahend on. Aga see test on minu arust nõuaks nii paljude sarnaste tingimuste täitmist. Me peaksime minema täpselt sama mustade autodega, täpselt
kuidas ma hindan, kui hästi ta lahti leotab, kui lähedalt ma et lõpuks, kui sa oled saanud ära sellest maksmisosast ja asud seal lödistama, siis see on juba nagu neil enamjaolt sarnane. Keegi veel küsis, et või mainis, et need survepesuri surved on täiesti erinevad. Jah, on küll. Aga kohe niimoodi, et ongi, et siis ma ei peaks sarja kasutama, et mõnes on nii okei surve, et no mõnes on nii okei surve, et ma ei jõua kinni hoida. okei. Ma muidugi ei ole väga hea näitaja ka ilmselt, aga me ei võrrelnud seda pesu tulemust tõesti, sest seda on võimatu teha objektiivselt sama musta autoga minna 8 eri pesulasse. No ja ilmselt oleneb, kes peseb ka. Ja just täpselt, et ma peaksin täpselt sama inimene peab pesema, samade oskuste, samade mõttega. Et ma ise näiteks käingi selles 0 punkti pesulas, millest sa just ise pesula 24? Jaa, sina käid sellepärast, et see on ja me leidsime selle pesula kliendi, uskumata. Jaa, ma käin seal sellepärast, et see on mulle lähedal. Ma saan sinna oma autoga ligi. Sul on münte? Jaa, mul on münte, mul ei ole vaja instruktsioone, sest ma tean, mida ma teen. Sa tead, mis sa teed. Ma kohe loen, mida sa veel tead. Mind ei huvita see, mis firmade logod seal kirjas on, mis aastast see pärit on. Nii. Ja eelleotust sa ei tee? Seal on eelleotuse versioon küll. Ahaa, kas sa käid selles Laagna tee omas? Jaa, aga need eelleotus, ma ei tea, kuidas te võrdlesite, osadel on eraldi putka selle eelleotuse jaoks. Osadel on lihtsalt valikus eelleotus. Juhend oli vist nii kulunud, Hans ei saanud aru. Jah. Kuidas, teeme siis kiiru üle, sina lähed oma autoks sinna, kuidas sina saad 5 euroga hakkama ja minul läheb 10 pluss alati? Ma ei tea, ma arvan, et me peaks minema mõni päev koos pesema autosid ja siis vaatama, mida sa teed seal. Või ma lähen siis alati, kui mu auto on juba nii must, et ma tunnen, et ma pean vähemalt 2 minutit seda leotama. Ega see ma segan vahele, ega see NB autopesula või mingi pesula 24 või täiesti samasuguse nimega teises kohas? Ei, see sama, mis on Laagna tee alguses. Okay. See, kus sõidad sealt Laagna tee algusest sisse ja siis pärast välja saad teiselt poolt sealt samas kohast saad välja, kui sisse tuled? Teiselt poolt saab ka välja. Aha. No ühesõnaga, näed, aga käiakse ka seal, kus meie testis sai 0 punkti, jah? Aga ma väga ootan seda aquapesulat. Mina olen käinud aquapesulast päris palju. Ja ma veel ütlen selle ära, et kui me lõime kõik punktid kokku, kõikide pesultamad, siis tõesti esikoha sai see aquapesula 5 punktiga ja teist kolmand... praegult oli seal, eks ju, Õismäel. Tallinna ainukene Õismäel, jah. Ja nüüd tuleb Peetrisse või on juba avatud? Jah, ma eile käisin vaatamas, ei ole veel avatud, seal on, ma loodan, et nad teevad sinna mingi asfaltiga, et ma päriselt saan sinna sisse sõita. Aga kui nad peaks selle seal avama, siis ma arvan, et see on mul isegi lähemal ja siis ma ei käi enam selles 0 punkti pesulas. Ma imestan, et sa sinna sisse said, sest Laagna tee on tead, mäest alla sõita paar kraadi, et sa sinna kinni ei Kus nüüd ütlesin? Aga Jazz ja Mündipesula said praegu 2. ja 3. koha, mõlemad 4 punktiga. Aga jah, see kommentaarid meie loole. Ma veel, tegelikult on ju vahepeal veel see vahe, kus sa mitte ei võta oma sahtlist neid eurosid, vaid sa võtad sahtlist eurod, lähed sisestad masinasse ja siis sa saad sealt need mündid, nagu žetoonid kätte. Mul sõidab siiamaani ühe jopetaskus on mul 2 mündipesula žetooni, mis jäid üle, teises on mul 2 mingit teise keti žetooni. Et mul on neid kliendikaartega päris palju kogunenud mingit aegade jooksul, kus ma olen mõelnud, ma siis võtan selle kliendikaardi, panen sinna raha peale. Esiteks ta mul jääb kuhugi, kus ma teda ei leia ja teiseks ma lähen jälle uude pesulasse, vaatan siin uus kliendikaart. Nii, aga sul oli vist tegelikult, tahtsime jõuda ka nende kommentaarideni, me tavaliselt oma lugude ja Facebookide kommentaaride peale väga tihti tähelepanu ei pööra, kui nad ei ole selles mõttes sisulised. Aga see läks inimestele väga korda see lugu, sest neil väga palju tagasid, et inimestele näha on, et see tegelikult need selle pesulud on väärt asjad, sest et inimesed tahavad seal pesta. See läheb korda. Ja see on äge leiutis Eestis. Aga päris palju kommentaare olid sellised, et iga teine sõna oli mingi roppus, mida ma praegu ei ütle, aga iga siis esimene sõna oli selline, et mis pagana jura te testite oma pangakaardi makset, et ükski normaalne inimene seda ei kasuta, et õige on ikka sulas ja ei pea ükski pank teadma, kus mu raha liigub ja ühesõnaga hirmus palju lolle kommentaare, mida ma ütlen, et kui te meid juhuslikult kuulate ka, kes te kommenteerite, siis ärge rohkem kommenteerige, et meil ei ole vaja teada, me saame kõik aru, et te olete inimene, kes saab ümbriku palka, teid ei huvita Eesti riigile maksude maksmine, teid ei huvita teie remont ja teate, et teie seda riigiga tegemist teha ei taha, te tahate oma sularahaga asju ajada ja ütlete, et ei ole vaja mingit pangakaardi makset, et väga tore,
elagu oma elu, kuidas tahate, aga vähemalt ärge siis kommenteerige seda vähemalt ei, avalikult. aga Hans, äkki nad on samas olukorras, mis mina, et nad on nii segaduses nendest nutimaksetest ja mobiilimaksetest, et nad on lihtsalt alla andnud ja otsustanud, et ma maksan müntidega, sest see töötab, ma tean, palju ma selle eest saan ja nii ongi. Ja ma olen selle poolt, et ma ei taha öelda, et sularaha võiks ära keelama, kindlasti mitte, ma olen selle poolt, et see maks võiks olla, aga ma olen selle vastu, et hakkavad mingid inimesed ütlema, et pangakaardi makse tuleks kinni panna. Ei, et pangakaardid on saatanast. Ja et 2018 Selve pesulas, kus ei ole mingit tädikest, kes mulle ühesõnaga on normaalne, et ei ole pangakaarti ja me viriseme mingit täiesti tühise asja pärast. No ma saan aru, mis on selle probleemi juurpõhjus on tihti seal, et ma saan aru, et Eestis on väga lihtne importida seda pesulatehnikat. Ja see on näha mitmed puhul, et see on toodud Kesk- ja Lõuna-Euroopast. Itaalias, Saksamaal, kus hästi palju kasutatakse sularaha, münte ja sa ostad selle nagu kasutatud tehnika. Sa tood Eestisse, paned püsti ja see hakkab sulle raha teenima, siis ettevõtja mõtleb. Ja ma kujutan ette, et siis on inimesi, kelles käivad sularahaga, aga ma loodan nüüd, ma olen see tarbija, kes nüüd väga loodab, et need surevad välja need ketid Eestist, kes keelduvad teenindamast kliente, kellel on siis pangakaart. Lihtsalt, ma ei tea, istuge seal oma selles pesulas ja jälgige, mitu autot sõidab ära. Olles parkinud oma auto sinna, läinud selle automaadi juurde ja saanud aru, et kõik, mingid münte on vaja või kliendikaarti ja sõidab minema. 5 eurot läks minema, 10 eurot läks minema. Eriti vahva on siis, kui sa lähed oma 5 eurost sinna vahetama ja neil on mündid masinast otsas. No täpselt, ja siis tule ostad selle kliendikaardi, mida sa elus kunagi rohkem kasuta, see jääb sulle, sinna arvele veel 3 eurot alles, et said auto ju pestud ja siis see raha läheb raisku ja kaduma, sest ta kunagi pesulast tagasi ei tule. Ühesõnaga, selle pesulad on väga äge asi, valikut on väga palju turul, me loodame, et on rohkem valikut, kus on siis mõeldud kalendrisse vaadates, et ei ole aasta 1918 või 1818, kus tuleb kukkur vööl ringi käia, visata üks hõbeseekel ja siis saada teenust. Aga mul on tunne, et me siit leidsime mingis tuleviku saatesse ikka sellise väga terava teema, kuidas autot pesta, sest ma olen saanud aru, et mitte enda tarkusest, vaid ikkagi on mingid koolkonnad, ma olen saanud esindusest auto ja küsinud väga kalli auto. Küsinud jälle sama mõttega, et mul on vahepeal teha fotosessiooni, et kuidas ja kus ma seda pesta võin. Ja on öeldud mulle, et mine kas või Statoili, et see ei ole, selles mõttes sellesse harjapesusse. Ei ole, see on mingi selline jutt, et ei tohi ühesõnaga, et kõik need harjad versus survepesu versus õiged tehnoloogiad, me peame selle selgeks vaidlema lõpuks. Kui meil on praegu mõtted otsas selle pesulate teemal, siis me ütleme teile aitäh kuulamast ja sellega on 13. juuni autotund lõppenud. Nägemist!